ma tean suhteliselt kõike, mis meil siin poes on. Aga see tükk seal on minu jaoks nagu mõistatus, sellepärast, et sina tellisid selle. Jah, lamba või tähendab talle ristluutükk. Tagant osast lõigatud niisugune ilus, natukene väiksema mehe rusika suurune lihas. Tegelikult on teda grillida hea suvi kõigepealt ka võib ka teha see, et ennem küpsetad suviis ja siis grillid, aga saab ka niisama. Mismoodi sa seda teed siis? Tule ma näitan. Näevad mõnusad nupstükid välja nagu pisikesed steigid lausa. Jah, nad on natukene kiudaine või tähendab selle kiudu on natukene rohkem sees ja sellepärast täna siis küpsetame ka reverse-meetodiga ehk kõigepealt madalam ja hiljem siis värvtriibud ja kerge kõrbekas külge. Aga see lõpptemp, mida sa otsid selliselt lambatükilt? No tahaks, et sise jääks 60-63 vahele. Siis ta on nagu hea. Okei. Ja the usual, mida me oleme kõigile siin öelnud ka, et kui on lammas, siis sa tahad rosmariini ja no seal seda on. No siin on isegi seda näha, et ei ole nagu moe pärast, vaid teda on siin päriselt. Ja kui kaamera suudaks lõhna edasi anda, siis oleks seda tunda nagu lõhnalt ka. Nii, aga siis on tal vaja seda. Peenikese võib võtta, aga ei ole väga tähtis, aga need eledad jupid siin, et need võiks nagu ära võtta. See tükk on juba täitsa ilus, siinpool on täitsa rohkem. Päris, ta läheb siia sisemusse ka, aga seda sisemust ei hakka ära nokkima selleks, et siis saame sellest lihatükist päriselt ka lahti. Nii, rasva jätame alles. Siin on võib-olla natuke paremini näha. Ja niimoodi naksaki. Nuga läheb ühest otsast sisse, nii-öelda naha alla ja kui see nahk ei ole, ta on kelme. See on rasv. See on ka juba väga ilus. Noh, ja näed, kadu oli nii vähekene. Ja muud ei olegi. Paneme natukene. Mida siis? No meil on ikka see üks ja ainumas. Aga mis asi see on? See on õli. Mis õli? Viinamarja seemneõli. Viinamarja seemneõli ja tal on kõrbemistemperatuur on kõrgemal kui tavalisel rapsiõlil. Ehk siis sellepärast, et me tahame minna grillile. Just. Aga seda paneme ka ainult niimoodi natukene, et maitsaine hakkaks paremini peale. Kusjuures väga üks meie retseptidest ongi selline, kus õliga tuli kokku teha nende pähklite röstimiseks. Ja tüüp pani hoopis, võttis käe, pani kinda, lasi käe peale endale natukene õli ja lihtsalt masseeris sellega läbi. Et sellega võib põhimõtteliselt sama teha. Kas me niimoodi läksimegi? Nii, ja nüüd the usual. Paneme kõrgelt, alati paned maitsainet kõrgelt, et ilusti peale tuleks. Ja selleks taevastus tuleks. Ja mitte mul, vaid sul siis. Pane vist vähe julgemalt veel, jah? Kas mõlemalt poolt või ühelt poolt? Mõlemalt. Ja alati on pärast võimalik, kui kõrgelt paned, siis kasuta suurt lõikelauda, selleks, et pärast saaks kasutada pühkimismeetodit. Et kõik miskit ei läheks raisku, vaid ikka suhu. Jah. Kadudeta tootmine.
täitsa, aga ma isegi julgen veel natuke panna. Tead, ma avastasin, et niimoodi... Ülespoole pritsides on äge. Jah, et siis ta tuleb paremini välja, siis see rosmariin muidu tuleb ette, ummistab ära kõik. No, ja loomulikult on see, et kilesseja võib lasta seista tunnike ja siis panna grilli. Aga seda ei tohiks nüüd eelmine õhtu teha, aine. Lambal on vist... Ma arvan, et kuna siin on soola ka sees, et siis pigem ei teeks. Okei. Ja meie smoki on pandud siis nii-öelda 2 tsooni, ehk siis, et oleks külm ja soe. Ja kõigepealt ta läheb siis... Kõigepealt paneme külmada. Indirekt nii-öelda siis, ehk siis meil on pann vahel, et neid lihtsalt tembile tuua. Ehk siis me hakkame reverse sear'i tegema. Tagurpidi, mis see eesti keeles võib? Tagurpidi koorik või? Jah. Meil on tagurpidi küpsetus. Okei, ja nüüd siis pidevalt peaks nagu silma peal hoidma ja vaatama, sest see rest on ikka kuum. Nüüd vaatame 7-8 minuti pärast, et keerame teistpidi. Näpuga katsudes saame enam-vähem aru, kuhu poole ta liikunud on ja siis teeme otsused, mis me taga teeme. Aga vahepeal saabus Priidu hommikukohv ja ongi paras väike lonks võtta. Jah. Aga et on hommik siis ilma konjakita veel, eks? Jah. Veel? Ei, see jääbki praegu nii. Kaua peal on olnud? Kokku, ma arvan, oli 12,5 või 13 minutit. Nii, ja temperatuur on neil sees juba? 45, 46, nii et paneme nad nüüd siia alla ja anname selle kärsaka siis. Ja siis me paneme kaane kinni, et otse tuld neile pähe ei anna. Jah, muidu läheb ikkagi põlema ära, et siis. Et natukene aega, lihtsalt see pruun, ilus. Jah, triibud peale. Jah. Päevitustriip. Jah. Mis arvad? Tsekime või? Vaatame, mis toimub. Hakkab looma. Ai caramba. Siin on eesmärgiks värv, on ju? Jah. Tal on see küpse on nagu, kui me ta nüüd sinna ütleme 60 kraadini ära saame, selleks, et me laseme tal fooliumis puhata ka ja teda tuleb lasta üks mingi 10 minutit. Need võtame nüüd maha. Ja nüüd siis laseme üks 10 minutit seista. Ja kuna meil siin tekki ei ole, on küll suvi, aga laud on ikkagi soe või tähendab jahedam. Paneme ühe triimfaja kinda alla, paneme teise peale, hoiab sossut natukene seespool. me proovime teha glasuuri ka või? Katsetame, kas... Meil on siin 4 tükki, 2 teeme, aga teeme niisuguse, ainult pintseldame kena saini peale. Siis meil käis onu Rasmus ja ütlemas, et oi kaste ja värki ja juttu, et oleks Priidu nägu pidanud nägema siis. Ehk siis me katsetame. Sest meil tuli vähe üks asi ainult. Smoky beef, barbecoa oma. Sest et see ei ole nagu, ütleme maugused on võimsa veise maitsega, mis miksituna sellega kuidagi... Rosmariin ja see ühendab selle veise ja lamba siin oma vahel, nii et... Seda vähemalt on algne idee, et kui ta on välja sülitamist väärt, siis me sülitame ta välja, ausalt. Et meil on barbecoa smoky beef. Ja siis sa tegid midagi. Lasin läbi blendri sellesama
see usually ja sellesama viinamarjaõliga ja kasutame seda ka siis siin, et lihtsalt läigata anda. Aga sellega on see, et ta läks, õli oli ilmselt vähe, ta on niisugune kaunis karm, et mitte väga laiata. Okei, aga avame. Katsetused alaku. Maitse järgi siis, olles seda maitsnud, võib öelda, et see on niisugune hästi soolane, rosmariinine kraam, ehk siis take it easy. Peab naturaalse ka ühe kõrvale siis joonele nii-öelda. It's a showtime! Slice it up. Kuda tal siin jookseb? Niimoodi jooksebki. Jop. Natuke hea, keegi on hommikul noa ka ära teritanud. Noh, tõe, et... Smoky beef, El Natural ja siis see on see õliga. Just. Okei, Aga alustame naturaalsest vist kõigepealt. Jah. Paar kraadi oleks võinud tooremaks jääda. Aga väga raske on kurta üldiselt. Tegelikult saab imelise toote sellest. No jaa, noh. Mul pole siiani aimu, mis asi see on, nii et... Smoky beef. Läks paremaks. Päris ootamatu nagu. Aga hästi õnad peab olema, kui paned rohkem, siis hakkab kasta juba oma elu elama. Sama on Dennis Reedi ja steigiga. Ei tohi, ma tahaks nagu veel ja veel ja veel seda maitset. Ja siis kui paned, siis sa taipad järsku, et not good. Ja. Et see, mis me praegu pintseldasime, see oli nagu, no nagu rusikas silmaaugus. Iiltäpp. Nii. Ja viimane. Cheers. Cheers. Mulle meeldib see. Nagu soolakrast oleks. See on hea. See on parem. See on kõige hea. Spicy. Jah, nüüd tuli. Ja, kas see tuli viimasest või? Jah. Aga ta ei ole tappev. Ta jääb niimoodi mõnuga keelt kõditama. Ma arvan, et me saime hakkama. Ehk siis, ära karda lammast. Ei, absoluutselt. Kui ma ei teadnud, mis asjad need on, siis nüüd mul on tahtmine neid koju viia ja seal teha, sellepärast, et see oli küll nüüd hirmus lihtne, hirmus kiire ja põrgulikult maitsev, et vau. Ja, see tegi oma tööd hästi. Et tulge, proovige ära, sest et see tõesti väga maitsev. Aitäh, Priit. Sain ka targemaks. Tehtud. Tšau.